Tervitus! Minult küsitakse ikka jälle, mida teha uue vikatiteraga enne, kui sellega niitma minna. Mida sellega peab tegema, kas peab pinnima, kas peab luiskama. Mida ütleb uue vikati kasutusele võtmise kohta juhend, mida ütleb minu kogemus. Huvitav on see, et nendes Röckenfuchsi terade puhul on mõne tera peale kirjutatud, et kohe valmis niitmiseks ja eelnevalt pinnitud. Ja mõne vikati tera peal, mõne mudeli peal ei ole selle kohta midagi kirjas. Kuigi need vikati tera lõikeservad on täpselt ühesugused. Sellest võiks järeldada, et see vikati tootja ise vikati terade kohta pinnimist enne esimest kasutuselevõttu pinnimist ei eelda või ei paku, ei soovita, vaid et seda vikatit võiks nagu kohe kasutama hakata. Ja samas ütleb selle 2 kolviga, kus on 2 kolvi pinnimisalasi kasutusjuhend, mis on samuti Röckenfuchsi enda ettevõtte toodang, kasutusjuhend ütleb, et uut vikatitera võiks selle 2 kolviga pinnimisalasiga enne esimest kasutuselevõttu üle pinnida. Ja et saaks selle vikati lõikeserva ikkagi veel õhemaks ja selliseks, nagu ta ideaalis olema peaks. Ja mida ütleb minu kogemus? Minu kogemus ütleb seda, et ilmtingimata ei ole vajalik enne esmast kasutamist seda uut vikatitera pinnida. Luiskama saab seda kohe hakata ja kasutama saab seda kohe hakata. See uus tehasest välja tulnud tera tegelikult väga terav ja lõikab väga hästi. Ja küll aga arvestada võiks siis seda, et see lõikeserv ei ole niivõrd õhukene kui hästi õhukeseks pinnitud vikati puhul. Ja ilmselt ta ei kesta nii kaua ja vajab rutem pinnimist. Kui nüüd võtta aluseks see, et kui õhuke peab tera olema, et ta oleks piisavalt pinnitud, siis seda katset tehakse niimoodi, et vikatit surutakse 45 nurga all mingisugusele kõvemale pinnale ja lükatakse seda tera lõikeserva ja siis tera lõikeserv peab painduma läbi ja ta peab olema ideaalis nii õhukene, et isegi siit küünega lükates see tera lõikeserv painduks läbi. Et kui nüüd seda täiesti uut tera selle katse põhjal katsetada, siis ta nii õhukene ei ole, et ta läbi painduks. Ja põhimõtteliselt on see, et sa ei saa selle uue teraga nii kaua tõenäoliselt niita ja nii kerge luiskamisega teda teravaks kui hästi õhukeseks pinnitud vikati puhul. Mida ütleb minu praktika? Minu praktika ütleb seda, et võiks kohe kasutama hakata, mõnda aega kasutada, luisatada teda natukene veel tõmbimaks ja siis 2 kolviga pinnimisalasiga või siis muul pinnimismeetodil, nagu näiteks ka tugilaua ja piirajaga pinnimisalasi abil see vikati tera siis ära pinnida. Kuid kui soovida ideaalset lõikeserva kohe alguses, siis mina soovitan 2 kolviga pinnimisalasiga see vikati tera üle käia ja tõmmata ta ideaalselt töövormi. Ja enne pinnima asumist tuleks see vikati tera natukene ära puhastada sellest lakist ja siin tagumise serva peal olevast värvist. Otseselt see küll pinnimist ei sega, et ka see lakk ja värv lendaksid kõik minema, kuid mulle tundub, et on mugavam ja parem pinnida ja näha seda pinnimisjälge, kui see lakk ja värv on siit liivapaberiga enne ära eemaldatud.
nii, ja vikatitera on meil nüüd siin sellest enamjaolt sellest lakist ja värvist ära puhastatud ja põhimõtteliselt võiks hakata pinnima. Ja üldine juhend ütleb seda, et ühe triibuga hõbedane hüls pinnib kusagil 2–4 mm ala õhemaks ja lõpliku servateravuse 1 mm ulatuses annab 2 soonega kuldne hüls. Et nüüd ongi küsimus selles, kas see uus tera on nii paks, et üleüldse hõbedase hülsiga siin efekti annaks või tulekski ainult selle kuldse hülsiga teha see esimese serva pinnimine. Aga alustame nii, nagu juhend ette näeb. Hõbedase hülsiga käime tera üle ja pärast kuldsega järgi. Okay, let's go. Nagu siit nüüd näha, siis siit paremale poole on nüüd hõbedase hülsiga üle käidud ja see ala on tegelikult ikkagi laiemaks venitunud ja õhemaks läinud. Okay, let's go. No nii, pinnimine tehtud ja ma arvan tegelikult tund aega läks mul selle 60 cm teraga pinnimisega ära ikkagi ka selle kolvide süsteemiga. Sest võtab võhmale, vaja puhata. Nagu sa näed, mul on teine vorm seljas. Sellist sääserünnakut ma ei ole ammu näinud, et niisama passida ei saa, tuleb ikka tuld anda. Aga tera sai õhuke, tera sai mega õhuke. Ma arvan, et see sai üks parimaid pinnimisi, mis ma teinud olen ja ma näen seda, et iga korraga läheb paremaks. Ja see 2 kolviga pinnimise süsteem annab tõeliselt sellise stabiilse tulemuse. Mõni üksik väike kumerus on sees, konarus, aga see pole üleüldsegi probleem. Ja kui ma nüüd isegi niimoodi vaatan ja esiserv läigib, tõmbame luisuga üle. Ja ma isegi mõtlen, kas ma selle karborundumiga siia peale lähen, aga ma vist ikkagi selle esimese tõmbamise teen ränikarbiidluisuga, et oleks esmane luiskamine tehtud. Kuna see on täiesti tutikas tera, siis siin on sellist laki ja õli ja siit kolvide pealt tuli seda õli veel. Õli ja lakki ja värvi, siis on ta kaunis selline libe ka alguses. Tõmban veel selle silikariga ka üle. Silikar on samuti ränikarbiidluisk, natuke suurem kui see fuksi oma ja grammi võrra peenem. Grit on 220, fuksil on 180, aga otseselt seda tunda ei ole, et ta haagib nii hästi. No vot, nüüd alles tundsin, et selle libeda laki ja õli ja värvikihi sain siit maha ja nüüd ta hakkas haakima korralikult see luisk. Ja nüüd on hambad sees ilusti. Mikrohambad diagonaalis ettepoole, nagu tomati nuga piltlikult öeldes. Ja nüüd haagib seda heina siit niimoodi. Ma arvan, et see silikari luisk võiks olla üks luisk, kui sa ostad ühe luisu, siis see silikari luisk võiks olla
see on selline, haagib hästi, saab teha suuri luiskamisi, mis eemaldab materjali kiiresti ja samas õrnemalt tõmmates säästab ka seda tera. Kuid antud juhul see tera sai niivõrd õhukene, et mina läheksin selle tera peale imepeene poleeriva luisuga Rosuteki luisk, ma ütlen, see on imeluisk. See on niivõrd sile, et käega katsudes tundub, et see nagu ei olegi midagi. Kuid kui see veest läbi lasta ja tõmmata, sa tunned, kuidas see haagib ja poleerib selle imeõhukeseks pinnitud tera ja ta säästab seda tohutult. Sa saad seda kasutada tunduvalt kauem kui selle Carborundum ränikarbiidluisuga. Ma arvan, et sellega saab poole kauem seda õhukest tera nautida. Rosuteki luisk on väärt avastamist ja sellega meistriks saamist, sõbraks saamist. See on tohutu äge lugu on selle Rosuteki luisu taga veel. Üks perekond Slovakkias neid toodab. Põlve otsas köögilaua taga pakivad ja saadavad neid mööda maailma laiali. Väga äge, väga äge. Aga selle vikati tera omanik saab elu teravaima vikati omanikuks. Head niitmist sulle! Jau!